Nüüd jätkame siis vilistlastega vestlust ja esimesena siis tuleb minuga siia rääkima Taevo Kans. Taevo on kahtlemata olnud vägagi põnev autor, kelle loome on olnud üllatavalt rahvusvaheline, eriti just jällegi sügavat nõukogude aega arvestades ja kelle projektides on tõesti suurt joont. Palun. Tere veel kord, Taevo. Jaa, tere. Ma ei tea, kas on kuulda või ei ole või on, jah? Sinu. Väga hea. Et sinu loome on tõesti ääretult põnev minu kui uurija jaoks ja pakkunud rida üllatusi ja tahtsingi küsida, et kuidas jõudsid rahvusvaheliste projektideni? No see on niisugune pikk protsess olnud ja ma pean siinkohal ikkagi tänama seda keskkonda, tähendab, kus mul on õnnestunud koostööd teha omaaegsete tippudega ja seal paljuski niisugune koolitus või järelkoolitus ja tänu niisuguse ajalistele kokkusattumustele ja tänu persoonidele, kellega õnnestus koostööd teha, nagu need võimalused kasvasid ka, sest minu elus on niisugust kaks väga tähtsat persooni olnud. Väino Tamm sisearhitektuuris ja temaga koos oli väga õpetlik hotell Viru projekteerimine, mis kestis seal 1,5 aastat ja teiselt poolt Bruno Tomberg, kes omal ajal oli üks põhilisemaid näituste kujundajaid ja esimese niisugust tõsise koolituse saime Bruno Tombergiga 69. aastal Moskvas. Mina koos Maiduga praktiliselt assisteerisime Bruno Tombergile ja sealt tekkis niisugune sootuks teistlaadi tunnetus, tähendab kogu see objekti maht ja erinõuded ja tähendab, see oli Baltikumi ühisnäitus, siis tähendab, kuidas siduda oma ekspositsiooni Läti ja Leedu ekspositsiooniga, see loogiliselt toimiks ja see oli väga suur kogemus ja seda pidi nagu see näituste programm, mis siis tekkis 70. aastatel, see hakkas argnema läbi Moskva. Mõnes mõttes seda võib võrrelda täiesti nagu spordiga, et sa pead jõudma teatud tasemele ja siis tuleb see järgmine tase ja siis tekivad pakkumised. Ja siis olid aastad, kus ridamisi sai. Tähendab, 1973 oli EXPO näitus Ühendriikides ja seal jälle koos Maiduga tegime Liidu Teaduste Akadeemia ekspositsiooni. Näituse peakujundajaks oli Rudolf Romanovitš Klikk, niisugune väga asjalik Moskva papi, ta oli kuskil üle 70 juba aasta, aga erakordselt avatud ja niisugune sümpaatne mees ja siis seal oli veel Moskva, temal oli assistente Moskvast, nii et see oli niisugune tõeline rahvusvaheline kogemus ja need nõuded olid erakordselt karmid seal, nii et seal oli seiklusi, kus see liidu paviljon läks põlema ja siis seal öösel sai valves oldud tol ajal ja siis oli hämmastav, kui nobedalt oli see Ühendriikide päästemeeskond kohal, kui uhked nad masinatega olid, kui kiiresti reageeriti ja see sündmus likvideeriti ja siis samal ajal teisel päeval oli see liidu paviljoni juhtkond nõutu, et mis siis teha, et kuidas neid asju seletada ja õnneks see laabus siiski nagu mõistlikult, aga see on niisugune karm kogemus, tähendab seda laadi kogemust mul hiljem ei ole olnud. Kuivõrd adekvaatne sulle endale tundus teie lähenemine nendel suurtel näitustel? Et kas te olite kuidagi ajast maha jäänud või käisite teistega ühte sammu? No tähendab, eks meil oli oma nägemus ikkagi nii, et
ja miks meid ikkagi, ma mõtlesin Maite ja mind kutsuti, oli ikkagi see Moskvas arusaam, et Baltikum on ikkagi niisugune, ta on ikka läänelik, tähendab, see oli kuni Nõukogude Liidu aja lõpuni oli siin niisugune arusaam ja ega ma arvan ikkagi need Moskva arhitektid ja need Moskva tellijad aktsepteerisid seda meie nägemust, nii et ma arvan, et me olime ikkagi oma loomuselt modernistid. Kuidas te läänelikuks saite? Et mingis mõttes see haridus ju mudeli poolest ei erinenud väga sellele, mis anti näiteks Leningradis või Moskvas. Ikka erines, ikka päris kõvasti erines, tähendab isegi hiljem ma nägin Moskva diplomitöid ja kavandeid ja need oli sootuks teist laadi üles ehitatud kui meil. Muidugi meil Eestis oli ka niisugune pidev evolutsioon, tähendab asi nagu sisearhitektuur arenes ja projekteerimine arenes ja see on siin ka näitusel näha, et siin on terve rida tsükleid, mida on läbitud ja minu meelest niisugune tõsisem ja kardinaalsem murrang toimus 60ndatel aastatel. Tähendab, Väino Tamm oli võimalus stažeerida Soomes ja tema tõi nagu meile niisuguse konstruktiivse ja samal ajal esteetilise ja väga nõudliku lähenemise. Minu meelest tähendab, ta kaudselt kestab siiani. Aga kas sa ütleks, et see, ütleme, Soome ruumikultuur kolis siis Eesti või me kuidagi leidsime oma pärandi uuesti üles? Tähendab, ma ei saa öelda nii, et ta kolis, tähendab, ta mõjutas küll ja minu meelest ta mõjutab siiani ja mina sain niisuguse väga tugeva impulsi omal ajal, täpselt ma ei mäleta, kas see oli aasta 1959 vist 60ndal ma lõpetasin Tartu kunstikooli, aga siis ma õppisin Tartu kunstikooli viimasel kursusel, kui Moskvas toimus suurejooneline Soome disaini ja sisearhitektuuri näitus. See oli tõeliselt suurejooneline ja ma sõitsin oma käe peal sinna Moskvasse üksinda vaatama seda ja see oli omamoodi seiklus, aga see andis väga tugeva impulsi ja hiljem, ma ei mäleta, kui 3-4 aastat hiljem oli analoogsest või näitust oli väikene ülevaate näitus Tallinna kunstihoones. Ja teine moment oli see, et kõigele vaatamata meil ikkagi informatsioon liikus. Tolle lõieti veel seda Soome televisiooni päris ei olnud, aga ma mäletan nii, et Soomest oli kaunis kodi, siis aeg-ajalt liikus soomlaste arkitekti ja ega läänest hakkas ka tulema. Ma tean, et mul tuttavate kaudu tuli Rootsist, tuli Svenska Hem ja see ajakiri ja ma ise hakkasin ka organiseerisin endal 70ndate aastatel Itaalia toomuse tellimise, nii et see käis ka läbi tuttavate, aga palju asju oli võimalik, ikkagi midagi liikus ja Eestis Teaduste Akadeemias oli ka kuigi palju niisugust sisearhitektuuri ja kunstialast ajakirjandust, nii et ikkagi mingi kontakt oli ja minu meelest see oli loomulik huvi nagu selle vastu, mis mujal maailmas toimub. Aga millal olid sinu välisreisid, et kas need olid Viruga seoses või olid kusagil juba varem käinud? Ei, tähendab, minu need välisreisid hakkasid ikkagi peale seoses Moskva näitusega. Tähendab, see Moskva näitus läks edukalt ja siis tekkis, tähendab, need Moskva pakkumised. Moskva oli omal ajal kunstifond ja siis tegelikult need Moskva või rahvusvahelisi näitusi organiseeris Kosfilharmoonia. Tähendab, see oli niisugune kultuuriministeeriumis omaette osakond, kes tegeles välisnäituste ja muusikaliste ja kõige muude rahvusvaheliste sündmustega. Ja mul niisugune aktiivne tegevus läks siis 70ndatel rahvusvaheline lahti, see 73 oli see Ameerika näitus, siis 74 oli Türgi, 75 oli Kreeka, siis ja siis 80 oli Belgia vist ja siis tähendab see 83 oli uuesti Jaapan, Maiduga koos veel kord ja siis 80ndatel oli Ladina-Ameerikas oli Valencia mess, mis oli siis Caracas siis.
Et mida ma veel tahtsin küsida, et ütleme nii-öelda uutel aegadel oled tegelenud ka mööbli kavandamisega üsnagi palju, et ja siis mis sinu sellest varasemast haridusest, mida sa selles osas oled kaasa saanud või sa pidid ikkagi kuidagi selle uue turusituatsiooni ja uute, ütleme selliste garnituuridega harjuma? No tähendab, ma arvan ikkagi, et kogu see põhi on ikkagi erialases hariduses. Nii et omal ajal Tartu Kunstikool oli minu meelest väga tubli ja niisugune põhi hakkas ikkagi sealt peal ja seal olid juhendajad Väino Tamm 2 aastat, kes hiljem siirdus siis Tallinna Kunsti Instituuti, kus ta oli samuti eriala juhendaja. Väga oluline oli Ülo Sirp, tähendab teenekas mees, kes hiljem projekteeris siis Tallinna linnahalli interjöörid ja mis minu meelest on nagu väga kompaktselt ja hästi nagu projekteeritud ja õppejõududel oli ikkagi niisugune väga terve suhtumine, et tähendab peale niisuguse esteetilise eripära ja terviklikkuse tähtis on ka selle objekti või selle mööbli sisemine pool, tähendab, kuidas see konstruktsioon on omavahel seotud, milliseid materjale seal on kasutatud ja ergonoomilised momendid ja niisugune puht ikkagi sisearhitektuurne ja disaini loogika, et see on ikkagi koolist peale olnud ja see on nagu omaseks jäänud ja ma arvan ikkagi, et inimesed on erinevad, tähendab nii, et mõnele on lähedasem niisugune välise vormi loomine ja see, kuidas see asi koos püsib, teda nii väga ei huvitagi, aga mul on alati olnud nagu paralleelselt see sisemine vorm sama oluline kui see välimine vorm, et see välimine vorm on esimene mulje, aga kuidas see asi ikkagi läbi töötada ja see on ääretult põnev tegelikult. Minu meelest see ei ole tähendab see väline vorm, muidugi ta on visuaalselt hetkel nagu hoomatav, aga see sisemine pool, see on proffide jaoks. Tavaliselt, kui ma olen käinud välisnäitustel või messidel, siis ma olen alati püüdnud uurida seda peidetud poolt, et kus need nipid ja millised nipid on ja ega sealt jääb ikkagi külge ka ja kui on niisugust sobivaid konstruktiivseid võtteid, miks mitte neid kasutada, tähendab paratamatult enamus võtteid on universaalsed, nii et ükskõik kus sa vaatad, on see Saksamaa või Põhjamaad või on lähedased, aga siis teine moment on see niisugune konstruktiivne tunnetus ja see visuaal, et kuidas asi välja näeb ja see on juba niisuguse individuaalse käekirja küsimus. Et lõpetuseks viimase küsimusena, et milline on Eesti sisearhitektuuri seis sinu meelest täna? No minu meelest on väga hea. Tähendab, meil on väga mitmekesine, on erinevad põlvkonnad, kes ikkagi on minu meelest edukalt nagu koos töötanud ja kogu see niisugune põlvkonnal üleminek on olnud nagu niisugune normaalne, tähendab, ta on käinud rahulikult ja kui praegu vaadata neid iga-aastaseid ülevaateid ja töid, mis laekuvad nominatsiooni ja need nominendid, neid sageli on seal üle 10 ja nad on ikkagi heal ja põneval tasemel ja nad on väga eriilmelised, nii et minu meelest see Eesti sisearhitektuuri maastik on väga rikkalik. Aitäh sulle! Lisandub mulle Mait Summataavet, kes on siis eelkõnelejaga koos tõesti teinud mitmete rahvusvaheliste näituste kujundusi, aga kellel on olnud ka teisi väga põnevaid tellijaid või ütleme kliente või kundesid, nagu näiteks siis Viljandi-Ugala teater ja ka näiteks Eesti Pank. Et palun, Mait. Väga tänan sind ka, et said osaleda tänasel seminaril ja olen olnud, ütleme ju, teie kõigi fänn, et eelkõige kirjutajana ja siis Viljandi teater on mulle suurt rõõmu ja pakkunud, et kuhu olen mitu korda ka tudengeid vedanud, et tõesti näidata üht
seda kui üht väljapaistvamat hoonet, et tõsi, nüüd on ta siis ju ka õnneks sind kaasates ka sellise uue hingamise saanud ja veidi teistsuguse põhiplaani. Aga siis tõesti kõigepealt võib-olla tahakski võib-olla selle sama hoone näitel küsida, et mis on olnud need väärtused, mida oled saanud koolist kaasa, mis on aidanud sellise ime suurt objekti kavandada või on need ikkagi pigem sellised hilisemad kihistused sinu ütleme, tegemistes, millest on rohkem abi olnud? Usun, et see viimane lõik on õigem ja sellepärast ma peaksin nüüd alustama oma õppejõududega. Sellepärast, et täiesti nagu meil on jäänud kõrvale Velbri oma sellise äärmiselt heatahtliku, muheda ja omamoodi teistmoodi nõudliku õppejõuna kui Kuusik oli, et tema tuli alati kikilipsuga. Ta rääkis meile väga kunagi, aga see on, ma puutun selle, hiljem räägin, et Kuusik oma tuntud värviliste ja ekstravagantsete vestidega ja muidugi Väino Tamm täiesti isemoodi niisuguse nõudliku ja kogu aeg rahulolematu ümbertegemistega, kui ta istus su kõrvale, nühkis maha, näitas umbes. Kas see oli väga õudne? See oli tõesti, meil oli koolis oli niisugune, meil oli kogu aeg tunne, et Eesti rahvas on nii väike ja iga ressurss tuleb maksimaalselt ära kasutada. Seetõttu kõik meie üliõpilased said väga individuaalse niisuguse koolituse. Õppejõud istusid sinu kõrval vahest veerand tundi ja sodisid su oma selle joonise kõik ära, katsusid oma asju sinna juurde teha ja ütles, tee nüüd edasi. Temal ka umbes välja, et ega tema ei tee seda asja ju lõpuni. Ja selline nii, meid oli ju vähe ja õppejõude oli ikkagi Vene ajal suhteliselt palju. Kas sa arvad, et tänu sellele oli see kvaliteet kõrgem, et olid kursused olid väiksemad ja sellist üks ühele meistrilt sellile õpetamist oli rohkem? Absoluutselt. Mina õppisin oma eriala 10 aastat. Ja kui ma lõpetasin ja Toivo täpselt samuti, me alustasime samal kursusel selles kunstikoolis. Mina kargasin seal sõjaväe hirmus kunstikoolis üle ühe kursuse ja Toivo tegi seda sama siin selles juba kunstiinstituudi sisse saades. Ja see muidugi, tähendab, see sama niisugune, muidu me olime tudengid nagu ikka, lasime loodrit ja elasime nagu vabamalt, aga see selline üle 2 kursust 1 aastaga teha, see ei ole üldse lihtne. Aga see nõudis nii palju süvenemist, et see pani selle masinavärgi nii tööle, et sa said aru, kuidas tegelikult on võimalik tööd teha.
et ja see selline asi on mind elus väga palju aidanud. Aga sa küsisid, lähme nüüd sinna selle. Et mida sa sealt koolist kaasa said, et kas oli neid teatreid oli lihtsam teha tänu sellele, et sa olid midagi sarnast ka koolis juba läbi lahendanud? Mina olin koolis läbi lahendanud Narva kultuurimäe, mis on siiamaani, ma mäletan, tal on üks niisugune vene nimi ja siiamaani veel möödunud aastani ta oli samas niisuguses sama kujundusega, nii nagu ta oli minu diplomitöös joonistatud ja pärast diplomitööd seda tööd juhendatud ja muidugi sellises selle eterniidist lagede ja sellega kuni möödunud aastani, aga ma ei tea, mis sellest on saanud. Minu meelest see sama objekt on see, millest sai Vaba Lavateater, aga ma nüüd pead sellega ei anna. Narva kultuuri, mis ta pagan? Mis? Ei ole, ei olnud, ei, see on teine. Ei, see oli, aga siis tollal oli energeetikute see kultuurimäe ja nüüd on tal üks niisugune vana vene nimi tal. Rugodiv, jah, täpselt. Kes tahab, vaadake Rugodivil oma see leht ja seal te näete saali. Ainus asi, mis likvideeriti, oli minu arvates kõige parem osa, üks parem, see oli suur foajee, kus sai tantsida ja kus oli, seal olid modernistlikud, seal olid juba niisugused konstruktsioonid laes, kus olid. Selle Narva puhul sa oled maininud, et tegelikult seal oli ka esialgne kujundus olemas, aga sinu kui tegelikult väga noore inimese käest võeti siis professionaalsem töö, mis tegelikult on ju hämmastav. Jah, mul õnnestus selle juhataja oli küllalt, ta sai aru seda, et me peame trepid viima hoopis teise kohta ja muutma arhitektuuri seal, et siis me saame rohkem ruumi, me saame need ringide ruumid teistsugused, igatahes. Nii, et sa tegelesid nii planeeringuga kui ka siis parema akustika kui ka valgustusega, et need teemad olid sa siis koolis põhjalikult läbinud? Kõik, aga enne seda me tegime Toivoga, käisime Siberis, meist saadeti Komsomoli lähetusele. Ma pole elu sees Komsomol olnud, aga saadeti Komsomoli lähetusele sinna selle Baikali järve äärde, seal, kus on kuulus limnoloogiajaam. See kuulus limnoloogiajaam nägi üleliidused, kuulus limnoloogiajaam nägi välja rohkem nagu maha jäetud kooli see zooloogia kabinet tegelikult. Aga sinna oli selle Hruštšovile ja Nixonile kohtumiseks oli ehitatud terve suur niisugune selline kompleks ja nad tahtsid seda kompleksi nüüd suurendada. See kompleks kuulus niinimetatud 2 daatšast, täpse ühesugust imeilusal kohal, kus varem ei olnud teed ka ei olnud. 90 kilomeetrit sellest Irkutskist sinna Baikali Angara suudmesse ja selle Angara suudme ees oli siis kaks kotetšit, nii nagu venelased nimetasid ja keskel oli veel siis nendele mõlemile juhile oli siis köök ja siis üleval olid meeskonna puust barakid. Aga kas seal toimus see kohtumine aset ka pärast või mitte? Seal me Toivoga projekteerisime selle uue ehitatava niisuguse, ma ei mäleta, mitmes kursus me olime. Me olime vist 3. või 4. 3. Ei olnud.
Mina tahtsin minna jahimehega veel metsa jahti pidama ja ma oleksin seal kauem olnud, aga Toivo ütles, ei, ma pean minema seda eksamit tegema. Ja nii me tulime sealt ära, aga see on niisugune iseendast lõbus tore lugu, aga seal me pidime projekteerima, mina projekteerisin seal niisugust väga suurt saali, mis oli samasugune, sealt õieti nendest ideedest, need ideed ma rakendasin ära seal selles oma diplomitöös. Aga mulle tõesti see oli enne diplomitööd, jah. Et see kohtumine leidis tippjuhtide vahel ka sealt aset või? Jumal, seal käis neid, me Toivoga tegime 3 ööd päeva tööd ja sellepärast, et seal pidi tulema mingisugused lennuki tehase need. Me ütlesime, siia tuleb panna alumiiniumist laed. Siis kutsuti alumiiniumitööstuse direktorit, kutsuti sinna, kellel oli neid kuldtähti oli siin, kõik kummardasid neid kangesti, sest see oli üleliidulise ministrite nõukogu pensionaat või ta ei ole pensionaat, vaid nojah, niisugune puhkekoht oli see siis. See muutus, kuna Powers lasti alla ja kogu see diplomaatia selle Ameerika kadus ära. Aga ehitati suur kompleks sinna juurde ja kuna direktor oli käinud Eestis, siis see oli juulis direktor, see ütles niiviisi, et siin on väga hea, tema just oli valminud Väino Tammel ja Murdmaal ja nendel oli valminud see Gloria restoran ja ütles, et saatku sisearhitekt siis Komsomoli see Tallinna Komsomoli komitee saates siis ütles, et saatis Velbrile niisuguse kirja, et on tarvis tudengeid sinna. Ja no nemad siis valisid välja, nii sattus üks mitte Komsomal, siis Komsomoli lähetusega Paikali äärde. Aga tähendab, just läbi praktika ja läbi selle me võime jõuda siis selle teatri juurde samuti siia. Eks ma olen interjööri teinud alati rohkem kui näitusi. Vaata, need, mis Toivo tegi, need olid päris palju, ta tegi muidugi neid interjööre ikka vägevaid siin, aga ka need välissõidud, need olid rahvamajandusnäituse. Seal pandi välja Eesti toodang. Aga siis lõpetuseks küsiksin ka sinu käest, et sa oled tõesti õpetanud siin Kunstiakadeemias aastaid ja erinevaid erialasid ja puutunud kokku ütleks sadade tudengitega, et milline see meie ruumikultuur on või mis on need väärtused, mida sa ise oled tahtnud edasi anda oma õpilastele? Mina ei oska teile öelda, ma võin ainult öelda, et mina õpetasin ju väljapool tööaega. See tähendab Altuura korras. No ütleme Altuura korras. Ma olin tunnitasuline õppejõud kuni selle postmodernismi tulekuni, siis ma olin ennast nii tühjaks töötanud kõigi muuseumid, sest minu niisugune põhiline asi oli ikkagi kultuuriobjektid. Suured kõik muuseumid, Adamson-Eerikud ja siis tarbekunstimuuseumid ja sellised, nii et ma ei oska, mina olin kateedris Tomberg vältis väga Väino Tamme niisugust, et ei satuks, et seal ei õpetataks paralleelselt samu asju kohe kramplikult.
et suusad ei läheks risti, jah? Ja Tomberg ei vältis seda niisugust nagu paralleelsest õpetamist, aga mina olin seal sees disaineritel selleks, ma ise leidsin niiviisi, et öelda, et õpetada seda, et vaat sellesama vormi sees olev on tähtsam veel kui seesama, mis see vorm. Ja selle tõttu ma õpetasin seal, kuidas kööki teha, kuidas teha kapselmaja, kuidas teha, pärast ma sain valida neid oma programme ise, siis me tegime autohaagiseid. Tähendab, kus väga kitsas ruumis oleks maksimaalne niisugune võimalus midagi teha. Nii et ma õpetasin praktiliselt disaineritele seda, mis toimub selle projekteeritava asja sees. Nii et tegelikult sisearhitektuur mahub ära disaini sisse või kontseptuaalne mõtlemine, kuidas sa seda ise nimetaksid? See kardina riputajate niisugune kultuur, seda on praegu päris palju, aga mitte nominentide hulgas nii palju. Kuigi ka seal on ja nad oskavad ka tähendab, mitte seda, mida meie õppisime kõik, et ruum oleks väga hea niisuguse süsteemiga, et seal oleks hea liikuda ja seda on seal ka sees, aga need niisugused kardinariputus muidugi võtavad väga paljud kogu see ärimaailm tahab ju saada odavalt kõike kätte, mis nii odavalt kui vähegi saab ja selle tõttu siis võetakse selliseid inimesi tööle, keda mujal maailmas nimetatakse interior decoratoriks. Interior decorator aga siis on interior disainer või interior architect. Need on täiesti erinevad asjad. Aitäh sulle, et sellise terava lõpu eest ja siis... ega see nii lühidalt ei olegi võimalik seda asja rääkida. Ja järgmisena liitub minuga Juta Lember, kes on samuti ääretult põnev persoon, et nimelt on ta siis tegutsenud siis oma sellises, ütleme, varases loomingu järgus põnevalt mööbli kavandamisega, aga siis tegelikult on olnud ülimalt aktiivne läbi aastakümnete ja viimase aja loomingust minu meelest on hästi põnevad olnud Juta erinevad kontsertsaalid, et Juta on nimelt tegelenud süvitsi Estoniaga ja samuti siis pärjatud mitmete auhindadega on tema siis Jaani kiriku saal, mis on siis Piiteris. Ja tegelikult sarnaseid töid on veel, et tõesti sestap tasub tema nimi kindlasti tundmist, ütlen ma oma tudengitele. Aga siis kõigepealt küsiksin sellisest, ütleme, mitte sisearhitektina sellise lihtsakohalise küsimuse, et mida peab oskama üks hea sisearhitekt? On aga küsimus. Kõike peab oskama vist ikka, et aga mis see spetsialiteet on? Algab ikkagi vist kogu ellu suhtumisest, mida mina ütleksin, mida meile koolis õpetati väga, või see kool mõjus väga, et ta muutis meie ellu suhtumist. Aga ja erinevus praeguste tudengitega, et meie peaaegu elasime koolis. Kuigi me käisime tööl, aga tööl võisime käia ikka oma vabast ajast kooli ajal.
tänapäeval tihti on, et käiakse koolis siis, kui tööst aega üle jääb, et see, et me nii palju olime koolis, andis meil võimaluse imbuda läbi selle kooli atmosfäärist, mõtlemisest, suhtumisest, et see suhtumine oma töösse on üks väga oluline asi, ma ütleks. Et selline eestlaslik tee tööd ja siis tuleb lõpuks ka armastus loodetavasti. Armastus peab vist ennem olema natukene ikka. Aga ütleme, et tudengid olid väga palju aega võtsid koolis, aga kuidas oli lood õppejõududega? Et tegelikult ju tänapäeval ka õppejõudusid on samavõrra harva näha. Oli loomulikult, liikusid õppejõud ka väga palju ringi ja võt, see nagu oligi, see suhtlemine oli üsna tihe, ma ütleks. Et see oligi see, mis ikka mõjutas ikka hästi palju. Aga siis tõesti, et mis need, ütleme, need meisterlikkused on, mida sa koolist kaasa said oma nende uhkete projektide jaoks, millega sa praegu tegeled? No selle arusaamise, millest tuleks nagu alustada, mida on ühe projekti, mida ta peab sisaldama, et tõesti. Ja sellest siin kõik on muidugi juttu palju olnud, et konstruktsioon oli ikkagi see sisu, mitte ainult väline, aga et see sisu oli väga oluline, et sellest on ju Mait ja Taevo siin ennem juba rääkinud ja tõesti see nii oli. Ja mul on tunne, et see tuli Väino Tammega koos kuidagi väga, väga tõsiselt nagu siis, et selle ja muidugi kõik need kaasnevad ja tehnilist ala nagu saime ka koolist päris palju, isegi mingid tugevusõpetused ja need kõik olid ikkagi täiesti olulised ja andsid nagu selle arusaamise, et kui tähtis see on ja kui vajalik see on. Loomulikult ega vaevalt me saime nüüd, kuigi ka seda, et me saime ka selle oskuse, et oskasime teatud määral võib-olla mingeid arvutusi, tugevusarvutusi ja selliseid asju teha. Aga siis lisaks oled olnud tegelikult ju ka mööblidisainer, et tegelikult sarnaselt näiteks Maile Grünbergiga, et väga paljud esimesed Eesti mööblidisainerid ongi oma kutse poolest sisearhitektid, et mis nagu see, ütleme, see hariduse osa on, et mis sa koolist kaasa võtsid ja mida tegelikult oleks võinud veel õpetada? No tegelikult mina tulingi kooli üldsegi standardist, et ma olin ennem standardist töötanud, nii et see mööbli põhi oli mingil määral mul olemas, et standardis sel ajal töötasid ju Uudo Umberg veel ja Aare Kala. Kes on ju ka sisearhitekt, Uudo Umberg on ju ka üks esimesi vilistlasi tegelikult peale seda. Ja Tõno Velbri ja need olid seal ja nendega ikka väga tihedalt. Ma olin 2 aastat standardis enne kooli tulekut ja et selle põhja ma sain ja peale kooli ma läksin ju jälle uuesti standardisse, nii et ma töötasin selle mööbli alal päris pikalt ja ma ei tea. Mis mööbli ülesanded teil oli, et siin näitusel, kes ei ole veel põhjalikult vaadanud, on väljas Juta kiiktool, et üks imetabane mööblitükk, et tegelikult ta muidugi pean saladusloori kergitama ei ole ainus, kes kiiktooli tegi, et neid oli veel teisigi, aga lihtsalt see on ju täiesti uskumatu, et võrreldes ütleme, et ajamahukust kas või. Ja see oli see töömaterjalis, ega see ei olnud nagu projekteerimisülesanne, aga ja mul oli nagu see painutamise asi nagu tuli kuidagi sisse, võib-olla, et Väino, kui ta tuli sealt Soomest, tõi nagu selle ja mul oligi tahtmine, et kui need jalased on painutatud, et siis painutaks kogu tooli kuidagi ja eks sellest nagu tuli. Töömahuks oli see igatahes küll, aga kõvasti vastu pidanud. Mis ülesanded te veel tegite, mööbli ülesandeid? Aga alustasime taburettidest, toolidest, lauad, kapid, ega kõik.
ei no taburet või järi jah. Ei taburet ehk järi, ma ütleks niimoodi. Et ei no kõik mööbel sai läbi projekteeritud ikka jah. Aga kas kuidagi see stilistika oli ka mingisugune ütleme, kindlalt suunatud, et kas need järid olid kõik sellised rahvusliku tuksega tollel ajal punutud põhjaga? Loomulikult me seda rahvuslikku saime ka, aga ma ei saa öelda, et meil eriti rahvuslikud nagu välja kukkusid, et eks me ikka vahtisime ajakirju, ega me mujalt ju siis ei olnud, ei telekast vist ei näinud siis veel midagi ja interneti ammugi ei olnud olemas, et kogu me info tuli ikkagi ajakirjade kaudu ja Teaduste Akadeemia raamatukogu oli ikka see põhiline, kust me neid ajakirju nägime, ega me väga-väga tihedalt istusime seal raamatukogudes ausalt öeldes. Et ikka need mõjutused tulid palju ikka mujalt ka muidugi. Et siis ka sa ise oled olnud koolis juhendaja tegelikult ka üsna siis varases nooruses. Üsna pikalt jah. Et mul sai millegipärast standardis töötamisest veidike villand, sest natuke nagu üksluiseks läks, ega ainult toodangut, kuigi eritellimused olid muidugi meil seal kosmonautidele ja kellele, et need olid natuke huvitavamad tööd ja kui ma Kunstnike Liidu liikmeks astusin, siis oli võimalik nagu vabakutselisena hakata tööle, et mingi aeg ma olin nagu vabakutseline, siis ma sellest alates ma olin ka siis juhendajaks ja. Et veel võib-olla Juta Loomingu puhul minu meelest on ka põnev tahk olnud see, et sa oled kindlasti olnud meie üks esimesi sisearhitekte, kes on siis popstiilini jõudnud ja sa oled kasutanud ka siis plastmassi või õieti siis klaasplasti, ja seda on jõudnud ka omakorda sinu tudengite töödesse ja samuti siis oled sa ju osalenud selliste ultraradikaalsete omas ajas töödega ka näiteks Ruum ja vorm näitustel, et kuidas sa ise sellele kuidagi tagasi vaatad, et kas seal on siis mõjutused nii ajakirjadest kui ka siis näiteks sellega, et sa oled hoopis purjetamisega tegelenud, et seal see plasti painutamine tuleb? Tänu sellele jah, et ma seal Pirital olin ja Pirital oli see sportlaevade eksperimentaaltehas, et mul nagu oli juurdepääs sellele klaasplastikule ausalt öeldes siis ja ma tegin täiesti oma kätega kogu selle mööbliseeria ausalt öeldes, mis et need on praegu siis, ma lihtsalt täiendan, need on Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis põhiekspositsioonis. Et see oli mul töö, et selle ma tegingi sel ajal, kui ma olin see vabakutseline nagu, et oled tegelikult ka selliseid põnevaid projekte ka viimastel aastatel üliõpilastega teinud, et mul on meeles need pöörased Narva kirikuprojektid, mida siis juhendasid, kus siis mõni siis lausa seal midagi Reichstagi sarnast projekteeris, et kuidas sa neid uusi lapsi iseloomustaksid? See oli päris põnev töö, et mulle see teema nagu päris meeldis ja seda oli tore juhendada küll, et väga huvitavad olid. Seal sai tehtud niimoodi, et gruppi, kuna ka see tundide arv ausalt öeldes on suhteliselt väike ja töö oli kohutavalt mahukas, et siis sai nagu grupiti tehtud, et 1 kuni 3 inimeseni grupid olid, kes tegid seda tööd ja see oli põnev. Ja tööd olid põnevad, ma arvan, minu teada need maketid on praegugi Narva seal muuseumis, kiriku enda muuseumis sõnaga olemas, et täitsa huvitav. Ei huvitavad ja tudengid olid väga tublid. See andis mulle sama palju kui nendele, ma loodan. Ja siis lõpetuseks küsime sinu käest ka, et
milline on praegu Eesti sisearhitektuuri hetkeseis, et mis need põhilised probleemid on? No, ma ei tea, eks probleeme on alati ju, ma ei tea, mis on põhilised probleemid. Kas on see enesekehtestamine või see oleneb ikka projektist, et kui on ikka teater, siis tellitakse korralik sisearhitektuurne lahendus? No üldiselt ikka tellitakse loomulikult jah, et mis on probleemid, no ma ei tea, küllap probleeme on igaühel omad probleemid. Aga ma arvan, et hetkeseis ei ole sugugi halb. Et küll neid probleeme on, aga eks ma arvan, et ikka sõltub sellest inimesest, et kui teda huvitab see eriala, siis ta töötab iseendaga ja siis ta jõuab ka kaugele. Et aitäh sulle ja siis nüüd on meil väike lõunapaus ja siis jätkame kutsemeistrite tutvustamisega 14.15. Meil on palju siin räägitud sellest, et Väino Tamm tõi, et mida ta siis ikkagi tõi. Ja kõik on öelnud, et Väino Tamm Soomest tulles tõi meile midagi. Aga mis asi see tegelikult oli? Tegelikult oli see selles, et kõik joonised, mis me hakkasime tegema 1/50. Kujutage ette, kui teil on suur saal või suur interjöör ja siis vahest olid joonise pikkus oli 2,5 meetrit. Ja see tulid kõik täis joonestada. See tähendas seda, et sa ei saanud, ja kui oli väiksemad ruumid, siis me tegime 1/10 need. Sest et soomlased tegid nii detailselt. See tähendas detailidesse süvenemisest, detailide väljendust ja see tähendas, et kogu projekt oli läbi joonestatud. Et seal sa ei saanud, varasemad olid 1/10, 1/20 sellised joonised. No mis sa sealt välja loed, kui sa lähed juba seal väiksemate detailide juurde, siis praktiliselt sealt sa ei näegi midagi, sa ei saagi sinna teha, siis sa pead kohe tegema sõlmesi ja kes neid sõlmesi ikkagi hakkas väga tegema, aga kogu see projekt tuli teha 1/50 oli sisearhitektuuri norm. Selle normi tõi ta meile sisse. Sellega tehti Viru hotell, sellega tehti see olümpiakeskus ja see tähendas väga palju, väga süvenemist. Ja no ma usun, et see oli üks selliseid põhilisi asju, mida kui me räägime täna, et Väino Tamm tuli Soomest ja tõi meile midagi, aga ma usun, et see on seesama, mida ta meile tõi. Ta tõi meile rohkem süvenemist, rohkem detaili ja detailide tähelepanu ja selle läbi töötamist. Ma ei oska rohkem siia öelda. Aga mis puutub sellesse informatsiooni, siis mina ausalt öelda ei ole sellest Teaduste Akadeemia raamatu elu sees käinud vaatamas neid väljamaa neid žurnaale. Ma olen neid näinud küll sõprade juures, Toivo juures ja väga huvitav. Aga inspiratsiooni ma sealt küll ei ole saanud, sellepärast, et need, mis on juba valmis tehtud seal, need on juba igavad, sest nad on juba valmis. Aga mina olen saanud, ma võin teile ausalt öelda, isegi maalidest olen saanud. Maali mingisugust mingist siluetist või sellest olen saanud mingit seda. Aga neid ideid tuleb niisama ka ilma selleta. Aga muidugi, et see niisugune kogu stiili tervikus, see peab sul endal sees olema.